Tere! Minu nimi on Kristel Rannaare. Olen Eesti LGBT Ühingu tegevjuht ja koolitusjuht. 2018. aasta kevadel võeti Rakvere Reaalgümnaasiumis maha LGBT+ laulukoori plakat, mille olid stendile pannud sama kooli õpilased. Plakati mahavõtmist nõudis lapsevanem ning direktor leidis, et koolis ei peaks tegelema seksuaalerisuste reklaamiga ning et taoline materjal annab võimaluse protestimiseks ja sildistamiseks, mis sisuliselt tähendab noorte vaigistamist nende kaitsmise ettekäändel. 2018. aasta detsembris esitas Tallinna volikogu EKRE fraktsioon Tallinna Haridusametile päringu, milles sooviti teada, kui palju õpilasi käis kinos Sõprus vaatamas filmi Kapist välja, ning kuidas LGBT+ teemasid neis koolides käsitletakse. Haridusamet ei teinud koolide toetamiseks samme ja saatis nõudmise koolidele edasi. See andis selge signaali õpetajatele, aga ka õpilastele, et LGBT teemade käsitlemine koolis on taunitav ning et selle kohta peab aru andma. 2019. aasta märtsis võeti Orissaare gümnaasiumis lapsevanema nõudmisel maha plakat, mis tutvustas Saare LGBT+ Facebooki gruppi ehk kohta internetis, kuhu LGBT+ noored saaksid koonduda murede ja rõõmude jagamiseks. See grupp oli noortelt noortele. Juba enne nende lugude avalikustamist otsustas Eesti LGBT Ühingu tiim, et kooli keskkonda tuleb uurida, sest aastate jooksul on meieni jõudnud palju sarnaseid lugusid. Sellest tulenevalt viisime 2017. aastal läbi esimese LGBT+ õpilaste koolikeskkonna uuringu, millele vastas 561 õpilast, keskmine vanus oli 16,2. Esindatud olid kõik maakonnad ning eesti ja vene õppekeelega koolid. Uuringust tuli üheselt välja, et kool on LGBT õpilase jaoks märkimisväärselt vägivaldne keskkond. 19% LGBT+ õpilastest on kogenud füüsilist vägivalda. 57% on kuulnud halvustavaid kommentaare LGBT+ inimeste kohta õpetajatelt ja teistelt koolitöötajatelt. 60% on kuulnud teisi õpilasi tegemas homovaenulikke kommentaare. 68% on kogenud vaimset vägivalda. Ja 77% on koolikaaslaste poolt meelega tegevustest välja jäetud. Need numbrid olid valusamad, kui oskasime oodata, mistõttu käivitasime ka 2020. aasta märtsis haridusprojekti, mille eesmärk oli aidata kaasava ja turvalise koolikeskkonna loomisele LGBT+ noortele Eestis. Projekti rahastas Euroopa Majanduspiirkonna toetuste aktiivsete kodanike fond, mida vahendab Avatud Eesti fond koostöös Vabaühenduste Liiduga. Projekti partneriteks olid Kiusamisvaba kool, Eesti Noorteühenduste Liit ja Õpilasesinduste Liit. Ja selle projekti lõpuüritusel me täna siin olemegi. Selle projekti raames viisime läbi koolitusi õpetajatele ja teistele noortega töötavatele spetsialistidele, avaliku kampaania, partneritele ümarlauad ning oleme loonud õppematerjalid ja näituse. Näitus, slaidid. Kas lähevad? Seal on näha. On näha. Vaatan praegu. Kas nüüd on näha, neid slaide? Ei ole vist. Nii. See näitus kannab nime, see on fakt. Lood, mida kantakse kogu elu. 10 eesärki toovad esmakordselt Eestis avalikkuse ette LGBT+ õpilaste anonüümsed koolilood, valusad faktid ja koolitöötajate jahmatavad tsitaadid. Näituse avapauk on hiidvikerkaare lipu lahtirullimine Solalise kõrval teatriväljakul, mis toimub juba üsna pea 10. jaanuaril kell 12, kuhu ootame siis kõiki kaasa elama ja abistama. Näitus on avatud Solarises kuni 30. jaanuarini. Pärast seda on võimalik kõigil seda näitust endale tellida asutusse, mõnele üritusele või tulla vaatama, kui meie selle kuskil veel avalikuks teeme. Koostööd, mis selle projekti raames sündisid, on täitnud minu südamest tänutundega. See on viinud mind kokku ägedate inimestega ja andnud mulle lootust, et on veel neid, kes tahavad panustada LGBT noorte heaolusse, sest see tunne hakkas vahepeal päriselt kaduma. Oli südant soojendav saada tagasisidet ka LGBT+ inimestelt, kes rõõmustasid
nähes tänaval LGBT teemalist reklaami, mis juhib tähelepanu teemale, millest muidu väga ei räägita. Tagasisidet saime Tallinnast Võruni lausa. Aitäh Aktiivsete kodanike fondile, Avatud Eesti fondile, Vabaühenduste liidule, tänu kellele see projekt sai toimuda. Aitäh Grete Arrole, Kristel Jalak, kes aitasid kaasa teaduspõhise ja mõjusate koolituste loomisele. Aitäh võrdse kohtlemise võrgustiku liikmetele, kellega koos oleme saanud koolideni viia perepäeva tähistamise. Aitäh Optimistile kampaania ja näituse loomise eest. Aitäh kunstnikele Viira Takinada, Karl-Joonas Alamaa, Lisette Visard, kes aitasid kaasa näituse loomisele. Aitäh Karmen Raik, kelle magistritöö aitas kaasa koolituste näituse loomisele. Aitäh õpetajad Tuula, Rita, Maria ja Grete Maria, kes koostasid õppematerjalid. Ja aitäh noortele ja õpetajatele, kes aitasid jagada oma isikliku koolikogemuse lugu ja aitäh Triinule, kes täna aitab meil paneeli vedada. Kui palju saab üks inimene päriselt maailma muuta? Väga palju. Tõsiselt, väga palju. Nii kinnitas meie kooliuuring, sest sealt tuli selgelt välja, et piisab ühest toetavast õpetajast, et õpilased oleksid LGBT teemadel aktsepteerivad, et LGBT pluss õpilane tunneks ennast osana kooliperest ning et tema enesehinnang oleks kõrgem ja depressioon madalam. Ma loodan, et järgnev arutelu annab ideid ja ka jõudu selleks, et anda oma panus, et igal õpilasel oleks koolis turvaline ja tunneks ennast osana kooliperest. Aitäh! Nii, aga ma siis võtan mikrofoni üle ja tervitan kõiki siia erinevate tubade klubisse kogunenud inimesi ja ka teisel pool ekraani meid vaatavaid inimesi omalt poolt. Mina olen siis Triin Toomesaar ja siis võin ennast tutvustada praegu eelkõige tiitliga haridus- ja kodanikuaktivist. Ja olen siis Kiusamisvaba kooli sihtasutuse kunagise tegevjuhina sellesse projekti panustanud. Aga me hakkame siis otsima vastust küsimusele, kes kardab LGBT pluss õpilasi või miks kardab ja kuidas sellest hirmust võitu saada. Ja panelistideks on täna 4 toimekat ja sõnakat inimest. Grete Arro, hariduspsühholoog. Tervist. Kristel Rannaääre ise, LGBT ühingu tegevjuht. Tere jälle. Jelisaveta Tšeremiisina, noorsootöötaja ja endine E4 asejuht. Tere. Ja Jürgen Rakaselg, Haridus- ja Teadusministeeriumi kaasava hariduse peaekspert. Valdkonnajuht. Tiitled aeg-ajalt muutuvad, teil on nii palju reforme seal olnud. Ei tead, ei jõuagi silma peal hoida. Eestis tervikuna iga 5. laps kannatab õppeaasta jooksul kiusamise all. Kui kuulata sellest raportist numbreid vägivalla kannatamise kohta või on ta siis füüsiline või vaimne, et LGBT õpilaste puhul heal juhul 3 õpilasest 1 on koolis hea olla. Teadlased kiusamist uurides on välja toonud, et ohvriks võib sattuda igaüks. Samas on teatavad riskitegurid. Ja üks nendest riskiteguritest on see, kui keegi on madalal või tõrjutud positsioonil. Olgu siis näiteks ühiskonnas tervikuna. Ja kaasõpilastel õnnestubki siis sagedamini just nende allasurutud grupi esindajate peal suurema tõenäosusega demonstreerida oma võimu. Seda kõike teades, samu uuringu tulemusi teades, mingil põhjusel meil on endiselt ühiskonnas keeruline ja valus rääkida, tundlik rääkida LGBT pluss õpilaste heaolust. Et ühelt poolt me ütleme, et iga laps on oluline, teiselt poolt nagu nendest lastest või nendest noortest me rääkida ei taha. Grete, sina oled psühholoog. Mis see diagnoos on? Ühiskonnale. Et miks me siin oleme sellises olukorras, kus meie hulgas on nii palju eelarvamusi, mida me ei suuda kuidagi nagu kõrvale tõsta. Ja tegelikult ma arvan, et see on
nagu üks nähtus, mille pinnalt me ahistame hästi paljusid asju, mitte ainult inimesi, vaid ka teisi liike ja mille pinnalt me teeme kõigile elukeskkonda ebaturvalisemaks ja halvemaks. Ma nüüd selle nähtuse taga, et miks meil tekib see, et kiusamine eraldi niikuinii ka, aga et osade gruppide mitte kaitsmine kiusamise temaatikas, et seal taga on ikkagi see meie võimetus mõista seda, mida me võib-olla ei näe või mida me ei saa oma kogemusega kuidagi siduda. Et meie mõtlemisel on kombeks, et ma võib-olla teen nagu hästi suure ringi, aga mõtlemisel on kombeks teha kiireid otsuseid oma kogemuse põhiselt, kui minu kogemus ütleb, et mingit nähtust nagu minu kogemuses ei ole. Näiteks ma olen hästi lapik, teatavasti kogemuse põhiselt. Et siis kiire otsuse põhjal ma kujundan ka näiteks kiire praktika. Et see, missugune see asi minu jaoks on, minu maailmas, selle pinnalt ma teen ka tegelikult otsuseid. Ja ma siin kindlasti nagu rõhutaksin seda, et kuigi kiusamine hästi sageli toimub laste vahel, siis see kiusamise põhjus on alati täiskasvanu. Me tegime Lastekaitse Liidule paar aastat tagasi ühe uuringu, mis keskendus ka kiusamisele ja selle nähtuse mõistmisele. Et päris selge, mitte kiusamine on oluline oskus, mida saavad kõik õppida ja see arusaam ka, et kelle suhtes me peame seda kõigi suhtes ja ka nende nähtuste suhtes, mis ei ole sinu kogemusega hoomatavad, kogemusega mõistetavad, ei peagi olema. et ühegi sellise tunnuse pinnalt, välise tunnuse pinnalt või mõistetamatu tunnuse pinnalt ei ole, minul on vaja õppida või igal õpilasel on vaja õppida, kuidas oma käitumist reguleerida nii, et see võõras ei tekitaks minus neid käitumisi. Et selles mõttes, et kui küsite diagnoosi, siis diagnoos on ikkagi lõpuks meie ehk täiskasvanud ja ma võiksin seda gruppi ka kitsendada õpetajatele mõnes mõttes ka, et kes võiksid olla nagu koolis need eksperdid, kes teavad, kuidas toetada kiusamisvastaseid oskusi igas ühes meis ja inimõigusi. Et see, jah, tähendab see, et täna peaksid võib-olla nemad õppima nähtusest aru saama kõigepealt, ja saama aru, mis on selle nähtuse olemus, et see, et me ei saa, kuidas seda nüüd ilusasti või ma ei teagi, kuidas seda nagu täpselt öelda, et tundub, et üks põhjus sellise diskrimineeriva käitumise taga on arvamus, nagu seksuaalne orientatsioon oleks inimese enda valik või midagi muud sellist. Tegelikult ükskõik milline, aga vale arusaam. Ja hoiakute taga alati on hästi tugev kognitiivne komponent, teadmise komponent, et mõnikord öeldakse, et hoiak on mingi asi, mis on natuke nagu emotsionaalne, mulle ei meeldi, aga selle meeldimise taga on alati teadmine. Et nad lihtsalt tegelikult ei tea kohe. Ja just, ja see ongi see küsimus, et esimeses lähenduses me peaksime saama oma õpetajad nii sellele tasandile, ühiskonna laiemalt ka, et nad saaksid aru, millega on üldse tegemist, mis olukorraga on tegemist, mille pinnalt kiusatakse osasid lapsi lisaks. Ja tegelikult kiusamisega on ka niimoodi, et loomulikult me tahame ju seda, et mitte ühtegi last ei kiusataks, aga alati seal on ju ikkagi grupid, kes vajavad võib-olla ka spetsiifiliselt tähelepanu. Et ei ole ühtegi põhjust öelda, et mingi grupp on see, et nemad nagu ei vaja kuidagi. Ja nad võivad vajada spetsiifiliselt abi, eks ju. Et eks siis ma arvan, et see kõige taga on lõpuks teadmine, et see kõige esimene põhjus ja et me ei tea, me oleme maailma kõige, ma ei tea, missugune rahvas, aga me võiks selle asjaga tegeleda. Ehk siis võti on täiskasvanutes, Jürgen. Täiendaksin natukene, et see teadmine, kindlasti ma olen täiesti nõus, haridusinimesena ma olen täitsa nõus, et teadmine on hästi oluline. Aga siin on veel üks oluline komponent on veendumus ja usk, mis näib viimasel ajal olevat sellest teadmisest tugevam. Et ükstapuha, kui palju seda teadmist pakud, et see usk ja veendumus seal taga ei pruugi nii kergesti muutuda. Mul on hüpotees. Teadmise pakkumine ei ole mitte kunagi kedagi targaks teinud. Et see on ka see, mida me Kristeliga selle koolitusega oleme nagu jännanud. Et info andmine, näide 40 aastat on keskkonnakaitsjad karjunud, et asi on hull, asi on läinud selle tagajärjel väga palju hullemaks.
Ehk siis õppimine ei käi nii, et õppimiseks on vaja, et need õpetajad võetakse kokku, et nemad konstrueerivad oma peas nähtuse, ekspert kõrval. Et ekspert annab neile probleemi, aga ta ei anna vastust, kuidas asjad on. See on meie koolisüsteemi üldine häda. Õnneks ma olen nüüd ka ministeeriumis. Et kuidas seda 2 päeva. Aga et see ongi see häda, et selle usu taga on ka teadmine. Ja kuna me seda ei puuduta, kuna me ei lase tal seda ümber ehitada, me lihtsalt laseme selle info talle peale, aga see läheb täpselt sama nagu hästi temast läbi või mööda. Ja tegelikult seda süvateadmist ja süvaveendumust me ei puuduta. No võtta, kas siin ongi küsimus, et keda me siis võtame selle teadmise nii-öelda algallikana või autoriteedina, et ma olen nõus, et see õppimine tõepoolest niimoodi käib, aga me vaatame seda nähtust, kus kohas see pärit on, et mulle väga meeldib selline Foucault loogika, et otsida seda nii-öelda selle teadmise või hoiaku ajalugu, et kus kohas see tuleb. Et Triinule täienduseks, et tegelikkuses ei ole mitte ainult nii-öelda alla surutud, vaid mis tahes erisus on alati olnud see, mis põhjustab ja on selline soodusfaktor, et kedagi kiusatakse või tahetakse välja tõugata. Aga see huvi või see ajaloo loogika, mis siin taga on see, et veendumus üks asi, need valed veendumused ja täitsa nagu jaburad asjad, et mida meie meedias ilma igasuguse kriitika ja häbitundeta täiskasvanud inimesed räägivad, et homoseksuaalsus on nakkav kuidagi ja mis täiesti on nii, et ei jõua ära imestada, et kuidas ta koolitunnistuse kätte sai, aga nii ta on. Nad eksisteerib ja kui meedias räägitakse sellest asjast, siis on väga lihtne leida kuidagi tõendust oma varasemale veendumusele, mis on ka ajalooliselt tulnud ilmselt, et me tahame või vähemasti mingid ühiskonna korrad, mingisugused organisatsioonid on tahtnud inimest unifitseerida ja muuta ühetaoliseks, et ei oleks neid erisusi, oleks kõik ühtemoodi, nagu nii on alati lihtsam ühiskonnaga toimetada. Ja samamoodi kontrollida ka seksuaalkäitumist, et see oleks ühetaoline, ühtemoodi. Seksuaalkäitumine üldse on väga ohtlik asi, eks ju, inimene ei ole sellel ajal kontrollitav ja see on alati tugeva emotsiooniga seotud, mis iganes, ja inimene kaotab kontrolli või kontrollitavuse. Et sellest ilmselt on tingitud see soov kontrollida, muuta ühetaolisemaks ja see on, ma arvan, et seal on mingisugune selline fenomen, et selline kiusamine, äralõikamine, tühistamine, eemaldamine, kuni siis varases ajaloos lausa tapmisteni välja. Mitte väga isegi varases, isegi olgem ausad, ikka viimase 100 aasta jooksul on seda kordselt juhtunud. Nüüd me läksime väga kaugele juba. Tooks meid tõesti natukene tagasi selle ringi pealt põgusalt. Et kui mõelda selle peale, et mis ajalooliselt on kõik olnud, et mõnikord tundub, et me oleme jõudnud kuskile väga kaugele oma arengus, aga juhin tähelepanu, et naised said valimisõiguse alles ligi 100 aastat tagasi. Et see ajalugu meil ei ole sugugi väga pikk olnud, kui me räägime liberaalsetest väärtustest ja arusaamadest. Ja Kristel, sina oled ka kunagi koolinoor olnud, nagu me kõik. Et kui sa mõtled enda nagu kooliaja ja kogemuse peale just õpilase vaates ja võrdled seda tänase noore kooli kogemusega, mis mõtted sul pähe tekivad? Kas midagi on muutunud, ei ole muutunud? Mida sa oleksid ise näiteks vajanud koolis käies teistsugust, kui täna koolis pakutakse või midagi, mida pakutakse täna koolis? Jah, seda, mida Grete just rääkis, et seda õiget õpetamist, seda õiget õppimist, see on kindlasti see, aga kui me räägime nagu eelarvamustest, siis mina käisin 90-ndatel koolis ja siis oli rahvusteema hästi suuresti üleval ja ma mäletan tagasiulatuvalt, et mitte kunagi me õpetajatega sellest teemast ei rääkinud, aga see oli ühiskonnas hästi suuresti üleval, nagu mõned aastad tagasi oli siin abielu referendumi teema üleval, et ma tegelikult oleks tahtnud, et mu õpetajad oleks sellest rääkinud, et ma ei oleks läinud selle valu, et ma ei oleks teinud sellist valu läbi, nagu ma tegin, see enese süüdistamine, see mõistmatus, kus mul need teadmised tulevad, et keegi minuga ei istunud maha ja analüüsinud, et ma tegelikult oleks tahtnud sellist arutelu nendel teemadel, mis päriselt ühiskonnas sel hetkel on aktuaalsed ja mis tegelikult võivad mõjutada mind tulevikus, et kuidas ma mingisuguseid otsuseid teen. Aga kui sa mõtled tänaste koolinoorte peale, et siis mingi progress ilmselt on näha, või ma olen liiga optimistlik? Ja see jääb hästi õpetaja taha, et kindlasti on õpetajaid ja ma olen neid kohanud oma koolitusi nüüd tehes ja need, kellega ma ju koos praegu tegin õppematerjali selle projekti raames, et tõesti on neid, kes panustavad ja tahavad seda muutust tuua nii õpetamise mõttes kui ka selles mõttes, et see, mida seal koolis antakse, sellest oleks päriselt ühiskonnale kasu, sellele inimesele endale, kui ta ellu astub, et seda muutust tegelikult on väga selgelt näha. Lihtsalt väga pikk tee on veel minna. Jaa, täpselt.
Jürgen, Kristel enne loetles ka erinevaid näiteid nüüd viimastest aastatest plakatite eemaldamisest koolide koridoridest ja ütleme siis sellisest üldsuse, ma ei saa öelda ühe üldsuse serva reaktsioonist siis nendele teemadele. Ja meedia üldiselt on küsinud HTM-i käest kommentaari ja sina kipud olema see inimene, kes seda kommentaari annab. Aga kas ka väljaspool meedia tähelepanu, kas ministeeriumiga võetakse sel teemal ühendust, kas küsitakse, mida küsitakse, mis see tööplaan ministeeriumis LGBT+ noorte kaasamiseks on? Siin on nagu kaks põhilist suunda, et üks imevits muidugi, mis meil haridusministeeriumis on regulatsioon, eks ju, sealhulgas õppekava. Et me oleme seda vaadanud, mis meil täna õppekavas on ja me oleme valmistanud ette tegelikult uut õppekava siin vaikselt oma kabineti vaikuses veel, aga seal selles uues versioonis, mis peaks minu teada ka üsna varsti välja minema kooskõlastustele, et seal on neid teemasid oluliselt laiemalt juba sisse pandud, et me ikkagi loodame ja usume seda, et see võiks aidata kaasa. Aga mis on teine osa, millest sa alustasid, on just sama regulatsiooni osa. Et ma uurisin enne, kui ma tulin siia ka kolleegide käest, kes meil tegelevad järelevalvega, et kui palju neil on kokkupuudet olnud nende teemadega. Ja nad ütlesid, et ei olegi. Et järelevalvejuhtumid ei ole nendeni üldse jõudnud, see ei ole üldse nende jaoks teema olnud. Et nad olid väga üllatunud, et see võiks olla nii intensiivne küsimus. No muidugi aimasid seda, et seal võib olla neid asju, aga et järelevalve huviorbiiti oleks sattunud, seda mitte. Meedia, tõepoolest, meediapäringud on need asjad, kus me oleme tõepoolest saanud aimu siit-sealt, et midagi on ühes või teises kohas olnud. Meie seisukoht on, ei ole ka mingisugune saladus, eks me oleme sellest alati kinni hoidnud ja sõltumata sellest, milline on olnud hetkel siis ka valitsus või mingid koalitsiooni põhimõtted, siis me oleme väga selgelt kinni pidanud sellest, et me ei tagane põhikooli gümnaasiumiseaduses sätestatud õigustest, mis õpilasel on nii vaimsele kui füüsilisele turvalisusele, et sellest mitte ühtegi sammu me tagasi ei astu, et see ära muudetakse, siis ma julgen öelda, siis peaks põhiseaduse kallale minema juba. Ja see on see hoob või relv, mida meie saame kasutada ja see on ka see asi, mida võiks ja minu arvates tänamatult vähe on kasutatud, et kui haridusasutus ei taga õpilastele seda õigust olla vaimselt ja füüsiliselt turvalises keskkonnas, siis see on tegelikult seadusvastane käitumine ja selle alusel on võimalik esitada kahjunõudeid. Meil ei ole nagu sellist kahjunõuete või kohtus käimise kogemust väga palju, siin-seal juba on tekkinud, üksikud juhtumid on tekkinud, aga mulle tundub, et see on vähe kasutatud võimalus, millega anda selge signaal, kui tõepoolest kellegi õiguste kallale minnakse. Aga üks etteheide Haridus- ja Teadusministeeriumile on olnud, et just nimelt ei ole selles valdkonnas nagu eestvedamise julgust. Et reageeritakse küll, aga kui mõelda eestvedamisele, et tõesti siis ei saa öelda kohustada võib-olla, koolid on meil autonoomsed, et sellele ka kogu aeg viidatakse, aga et kuidagi viia õpetajana ikkagi see arusaam, mis on Haridus- ja Teadusministeeriumi kui hariduspoliitika kujundaja ja elluviija nagu seisukoht ja ootus nende õpilaste turvalisusele. Sa tahad ise vastata sellele? Värske kolleeg. Tegelikult ongi see asi, õhutavalt üllatab mind ja see mõte, et kas tõesti nagu kirjutame midagi õppekavasse, siis õpetajad muutuvad üle inimlikuks. Nad ei saa tõlgendadagi seda. Nad ei saa aru, et see on turvalisuse küsimus. Nende arust võib-olla see plakati mahavõtmine tähendas kellegi turvalisuse tagamist. Et nad ei pane üldse neid otsi täna ju kokku. Et küsimus ongi selles, et neid teemasid tuleb adresseerida eksplitsiitselt. Me peame sõnaselgelt ütlema, kuulge, need on issued. See, et need issuesid ei ole, on tõenäoliselt põhjus see, et väga paljud noored lihtsalt kannatavad vaikides need 12 aastat ära ja siis löövad tagumise jalaga ukse kinni selja taga ja põgenevad. Et see ei ole nagu okei, et sellel loomulikult peab see olema nagu lauale tõstetud teema. Õnneks mul on töölaud veel tühi, aga noh, et te võtsite Grete tööle, et tema hakkaks vedama. Aga noh, ja ma pole üksi tegelikult nende samade teemadega seal, et see, aga seal taga ongi see, seal taga on, see on kompleksne, seal on see nähtuse ontoloogilise olemuse mõistmine, et igaüks, kes saab aru, et välise, ent mitte nii-öelda inimest kuidagi olulises mõttes või noh, selles mõttes diskrimineeritavaks nagu ühesõnaga selles mõttes mitte eristav tunnus, et tema isiksus ei sõltu sellest,
milline on tema nahajärv, värv, juuksevärv, silmavärv, seksuaalne orientatsioon või usutunnistus. Selle järgi diskrimineerimine on primitiivse kultuuri tunnus, eks ju. Ja seda oleks, kui me nagu aru saame, et see on võib-olla silmatorkav erinevus, aga tegelikult ebaoluline erinevus. Nagu ka naiseks olemine on silmatorkav, ent ebaoluline, näiteks vaimsete võimete mõttes. Et niipea kui see ontoloogiline arusaam tekib kõigis õpetajates, siis tegelikult inimlikkus arusaam, aga see, et sind näiteks kiusatakse võib-olla sinu sallimustri pärast, et see tunduks jabur, siis tunduks see olukord ka jabur ja see, et tegelikult me ei märka seda, kuidas ka teatud süütud naljad või mingisugused anekdoodid või mingid muud asjad tegelikult lähevad lihtsalt väga-väga pihta kellelegi. Et ja seda ei saa, me ei saa teha nägu, et mingi üldine paber selle eest kaitseb. Ehk siis Haridusministeerium on võtnud Grete tööle, et asju eestada, aga mida veel? Ma ei jäta linni, et mida veel? Mida veel? Seesama järelevalve teema on ilmselt see, mida ma soovitaksin kasutada, et julgelt võib pöörduda. Kui on selgus majas või tunne, et on õiguste kallale mindud või neid ei ole tagatud, siis tasub julgesti pöörduda. Et see oli minu jaoks natukene üllatav, et sinna sellesse valdkonna inimestele ei ole tulnud neid signaale. Aga kas võib olla, et jällegi, ma lubasin sulle enne paneeli algust teravaid küsimusi, et kas HTM-i siis töötajaskond võib olla ka selles mõttes ühiskonna või õpetajaskonna peegel, kui me räägime näiteks halvustavast suhtumisest ja võib-olla, või siis seda peljatakse, et mis ma ikka oma küsimusega pöördun, kui keegi niikuinii sellega ei tegele ja tõsiselt ei võta? Lükkad ümber? Ma ei ole teinud mingisugust väga põhjalikku uuringut kausalt öeldes, et oma lähimad kolleegide hulgas ma kindlasti ei saa niimoodi öelda, et oleks selles mõttes ühiskonna peegel, et ta kõiki neid negatiivseid ja primitiivseid asju nagu ka peegeldaks, et seda kindlasti mitte, aga mis on tõsi, on see, et mingisugune ärevus või mingi tõrge seal on, et kui me oleme siin pidanud tegelema ka sellega, et juba täna kusagil õppekavas olevad, kuigi see on mõttetu dokument, ma olen täitsa nõus, aga et juba täna nagu õppekavas olemas olevat nagu säilitada või võidelda selle eest, et see on ka oluline võit, et me oleme pidanud ka selle eest seisma, et see jääks sinna alles. Ja me oleme pidanud põhjendama, miks üldse need asjad seal sees on. Miks meil on inimõigused. Ja miks meil on inimõigused sisuliselt. Ja ma tõesti mõnel päeval mõtled selle peale, et kaugele veel, et järgmiseks küsitakse ka seda, mis on ka kunagi ajaloos olnud, et vanematel on olnud õigus oma lapsi näiteks tappa ja keegi tuleb selle lagedale, et aga miks me ei võiks uuesti taastada sellist asja, et ka see tundub, et meil ei ole enam kriitika meelt selliste täiesti jaburate asjade suhtes. Et see on kadunud kuhugi. Ettepanek, et me kutsume Kristeli koolituse HTM-i kõigepealt sellest algama. Suurepärane esimesed praktilised tegevused on sündimas. Selleks need paneelid ongi hästi olulised. Aga tulles nüüd noorte juurde, et NL on olnud ka LGBT ühingule selle projekti juures üks partner. Ja just noortele mõeldes ja noorte tulevikule mõeldes tihti väidetakse, et seda teemat ei tohi koolis käsitleda. Või siis vastupidi jällegi, miks meie siin oleme, et seda peab koolis käsitlema. Mis ENL-i enda kogemus on viimaste aastate jooksul? Kas teie hulgas on arusaam, mis suunas te minna tahate? Kas abi on olemas noortele, kes võib-olla nende küsimustega kokku puutuvad? Kui 2 aastat tagasi LGBT ühing pöördus ENL-i poole küsimusega, et kas me lööme kaasa projektiga, muidugi, nagu ENL-il polnud mõtetki öelda ei või mitte toetada või mitte infot levitada, sest ENL on ikkagi noorteühenduste ja osaluskogude esindav organisatsioon, me ei saa rääkida kõikide noorte eest, aga ikkagi see hulk noori, keda me esindame, on ikkagi suur. Ja kui ma võtsin selle pakkumise vastu, olin nagu, ma olen nõus ja ma olin väga üllatunud, et nii seal kontoris istusid inimesed, mõtlesid, et oota, peab uurima, peab mõtlema, peab vaatama. Ja Kristel küsis alguses, et kui palju on ühel inimesel võimu midagi muuta. Teil oli võimu. Selles mõttes alguses oli julgust tõstatada seda teemat ja kus me praegu oleme. Me oleme suures
suurelt arutamas teemad, mis on ühiskonnas ülioluline. Kes need inimesed on, kes ütlevad, et seda ei pea arutama? Ilmselt need, kellel on lihtsalt stereotüübid, millest nad ei saa kahjuks üle astuda. Meil on vaja, et need inimesed, kust need stereotüübid tulevad? Isegi ma ei taha öelda, mida nad peavad tegema, mida nad ei pea tegema, lihtsalt natuke mõelda, kust need stereotüübid tulevad. Mul kodus ka televiisorist, telekast oli LGBT vanemad panid telega kinni, on ju. No, see oli varem selline aeg. Keegi rääkinud, nad arvavad praegu ka ei pea rääkima. Aga jätke see noortele, jätke see inimestele, kes tahavad sellega tegeleda, kes tahavad seda edasi viia, see on kõige olulisem. Ja mida vajavad noored, kui me küsime, kui ma räägin niimoodi, ma suhtlesin noortega sellel teemal, ma ise kirjutan oma magistritööd ka LGBT noorte teemal ja mul on hästi oluline see, et me räägime, et me viime seda teemat edasi, mida noored vajavad. Noored vajavad koolis, noortekeskuses, huviringis inimest, kes selgesõnaliselt või isegi kuidagi verbaalselt või ma ei tea, või isegi lihtsalt julgeb öelda, ja LGBT noored, et kui te tahate rääkida, siis tulge minu juurde rääkima. Kõik turvalisem, palju turvalisem on kohe olemas, kui on olemas inimene, kes julgeb öelda õpilastele, see on okei, kui tahate, tulge rääkima. Kas on raske? Kristel, meie koostööst ja juttudest mul oli ikkagi kripeldab lihtsalt see teadmine, mis vähemalt mingi aeg oli päris teravalt õhus, et LGBT ühingul endal on päris keeruline olnud koolides jala ukse vahele saamine. Et minna siis rääkima nendest teemadest, teaduspõhiselt, kogemustest ja nii edasi. See oli ka üks võti, mis ma nägin, et näiteks Kiusamisvaba kooli sihtasutus saab pakkuda. Et me räägime kiusamise ennetamisest ja sekkumisest nii, et räägime siis oma koolitustel põhjalikumalt ja pikemalt ka konkreetsest teemast, ehk siis LGBT+ õpilaste kiusamisest. Partnereid nagu on, aga mis te veel leidsite, et selle projekti käigus, et mida oleks vaja muuta? Selle projekti raames isegi enne seda, mida me oleme juba aastat tegelikult öelnud, meil pole Eesti veel mitte ühtegi koolijuhti, kes julgeks öelda, et tema koolis on LGBT õpilased. Sest tegelikult see hakkabki, kui õpetaja ei julge tunnis käsitleda, ei taha tunnis käsitleda, siis järgmine samm on juhtkond. Me oleme nii paljude koolijuhtide poole pöördunud palvega, et palun räägi. Nad kõik ütlevad, et meil ei tohi kedagi kiusata, kõik on teretulnud, aga nad ei julge välja öelda sõna, et jah, meil on LGBT õpilased ja nüüd juba meil on LGBT perede õpilased koolis. Ja see tegelikult on hästi oluline, sest siis ei juhtu seda, mis nende plakatitega on, et tuleb lapsevanem ja direktor võtab hirmus selle maha. Sest omakorda direktoril või koolijuhil või kooli juhtkonnal ei ole HTM-i seal taga, sest nemad peavad ka kuskilt saama selle toe ja me oleme saanud signaali, et see tugi on ka neil omakorda puudu. Nii et see on see üks asi. Ja teine asi ongi need õpetajad, kes seal siis tunnis on, kes jäävad ja kellega ma olen nüüd viimaste koolituste raames väga palju arutanud. Ja üks soovitus, mida ma pean neile kahjuks andma, on see, et kui sa hakkad LGBT teemadest rääkima, siis palun räägi kolleegidega, et nad saaksid sind toetada. Palun räägi oma kooli juhtkonnaga, et kui tuleb mõni lapsevanem, siis minu üllatuseks ka üks õpetaja ütles, et kui ta käsitleb, ma ei mäleta, kas see oli inimesõpetuse tunnis või kus ta oli väga orgaaniliselt sees, siis ta teeb oma e-kooli lahti ja seal on posu lastevanemate arvamusi, mis ei ole viisakalt välja öeldud. Et õpetaja ei peaks sellega tegelema, see elementaarse asjaga. Ehk siis isegi õpetajad, kes selle teemaga tahavad tegeleda, satuvad pahatihti ka ise lapsevanemate, kui siis mitte kiusamise, siis vähemasti väga agressiivse pahameele sihtmärgiks. Sa tahtsid, Grete, lisada midagi? Ja umbes 4 asja. Esiteks, et ma tunnen vähemalt 4 nüüd kohe, kas koolijuhiks saavad või juba tegutsevad koolijuhti, kes tõenäoliselt oleks sellega nõus. Ütlema välja, et LGBT õpilased neil on turvaline, nad on väga teretulnud nendes koolides, alates Indrek Lillemägist kas või.
annan nüüd tema nimel lubadusi. Ja teine on see, et see sama asi, et miks ma ütlesin, et see peab olema eksplitsiitne ministeeriumi poolt. Et vaata, kui sul on nagu keegi, kes ei saa enda eest seista, Toriksein ei saa enda eest seista, vägivalla ohvritest naised või lapsed ei saa alati enda eest seista. Et kui me mõtleme justkui, et kõik on nagu meil turvalised, kõik on täpselt samal tasandil, kõik on sama jõustatud, kõik on sama agentsed, ei ole ju. Nad ei ole sama agentsed. Nad on iseenda võib-olla identiteediga pahuksis või iseenda identiteeti alles loovad. Nad kogevad signaale, mida teised ei märka, sellepärast teiste pihta neid ei tule. Ja sa ütled, et teil on täpselt sama seis. Tulge ja rääkige, tulge pöörduge sisehindamise poole, välishindamise poole. Mis mõttes on ju? Välishindamine pole kunagi öelnud, et meil on selline aken, kuhu palun need pöördumised, et need on oodatud. Me teame, et need on olemas. Me teame, et seda on keeruline sellest barjäärist üle hüpata, et pöörduda. Et ehk siis olukorras, kus mingi grupp saab ennast vähem jõustada, siis peab tegema väga palju rohkem samme ise vastu, on ju. Alates ministeeriumist, alates sellest, kellel on nagu võim öelda sõna selgelt välja, et me teame, et on probleem, me teame, et sellest on raske rääkida, me loome kanali, palun kõik need vanemate kommentaarid siia, me prindin nad välja paneme, ei pane prügikasti. Seina peale. Me ei pane neid ka seina peale, me kutsume nad kokku ja arutame seda teemat nendega, sellepärast, et ka neil on probleem selle ontoloogilise arusaamaga, mis on nähtus, ja selleks oleks vaja teha selliseid sessioone, kõik, kes on huvitatud, arutame, mis asi see on ja kuidas see meid siis täpselt ohustab. Ja ma tean, see ongi keeruline, aga koolid väga palju teevad selliseid asju nagu vanemate akadeemiad. See võib olla üks võimalik teema. Kristel. Ja mulle väga meeldib Grete mõte ja see on hästi õige ja väga paljud asutused ongi jõudnud täna tupikseisu tänu sellele, et nad pakuvad teenuseid, aga LGBT inimesed nende juurde ei jõua. Et meil on viimased aastad olnud arutelu politseiga, meil on ohvriabiga olnud arutelusid, et neil on teenuseid, aga inimesed ei julge nende poole pöörduda, sellepärast et nad ei ole selgelt välja öelnud, et muu hulgas võid sina ka tulla. Eriti kui me räägime olukorrast mõned aastad tagasi eelmise valitsusega, kus valitsuse tasandil, kõige kõrgemal tasandil riigis öeldakse välja, et mingid inimesed ei ole okei. Siis seda enam, kuidas ma suudan olla kindel, et valitsuse alla kuuluvad asutused, et need on turvalised, et mina kuulun sinna hulka. Jah, sinna võivad täna võib-olla tõesti lapsed pöörduda, naised pöörduda, aga LGBT nad ei saa olla kindlad ja see on tõesti probleem, et tegelikult peab hästi selgelt HTM, vaatan otsa HTM-ile, et hästi selgelt tegelikult tuleb välja öelda see teema, et on vaja hästi suurelt teha kampaania, kodulehtedel peab olema need sõnad väljas. Ideaalses maailmas me ei peaks rääkima erisustest, aga praeguses olukorras me peame seda tegema, peame need sõnad välja ütlema, sest kooliuuringust tuli ka hästi selgelt välja, mis on õpilaste mure. Nad ei saa olla kindlad, kas õpetaja on toetav. Ma mäletan, et kui ma siin koolitasin, siis üks õpetaja rääkis, kuidas ta pani kuskile väikese vikerkaare klepsu, üldse mitte LGBT mõttega, aga pani ja kuidas muutus päeva peal, kuidas õpilased hakkasid tema juures käima rääkimas. Õpetaja, kuidas teil läheb, rääkima enda päevast, õpetaja, teil on täna ilusad kingad ja ta sai aru, et nii väikese sellise pisikese klepsu panemine muutis nende õpilaste jaoks olukorda suuresti ja lõi nende jaoks turvalise ruumi koolis. Võib-olla see on ka üks nipp või tööriist kõikidele kuulavatele õpetajatele, et äkki panna see vikerkaare kleeps endale kuhugi arvuti peale või tahvli nurka ja need, kes seda vajavad, suure tõenäosusega tunnevad selle sümboli ära ja julgevad pöörduda. Jürgen, sul oli ka enne näpp püsti. Ma korra ühe väärikse asjade vahel, et kuna sa ütlesid see vikerkaare kepsu, siis pöörduge Eesti LGBT ühingu poole. Meil on välja töötatud, kõik on teretulnud märgis, mida saab kodulehele panna, mida saab panna ukse peale kleepsud ja postkaardid, mida saab igale poole panna, et õpilane näeks ja tunneks ära. Kommentaarid ma tahtsin öelda seda, et ma kindlasti ei julgeks seda üldistust teha, et mitte ükski koolijuht, et siin tuli üks konkreetne nimi välja, kelle osas ma olen täiesti nõus, et tema kindlasti julgeks seda öelda ja neid on, ma arvan veelgi, et nagu kõigi 500 kohta seda öelda oleks nagu... Ei, kindlasti liialt, pigem need, kelle poole ma olen pöördunud. Ja, aga lihtsalt lahendusena, mida võib siit kohe välja noppida, on see, et kui me rääkisime, et haridusministeeriumi ametnikele võiks teha koolituse, siis me koolijuhtide ühendusega teeme väga palju käes. Oleme neid kutsunud ja ei taha nad tulla kuidagi meie. Kutsume uuesti. Äkki teeme kohustuslikuks ikkagi, mulle tundub. Ega parem on, kui nad ikkagi nagu meelitada. Ja see kohustus ei ole. Mõtestada, jah. Erinevad uuringud rahvusvaheliselt on neid rohkem läbi viidud.
viitavad sellele, et kui ühiskonnas on mingisugused ärevad teemad õhus, näiteks Ameerika Ühendriikides Donald Trumpi valimise aegu sagenes, siis ütleme rändetaustaga õpilaste kiusamine koolis, samamoodi Suurbritannias Brexiti ootuses samamoodi sagenes rändetaustaga õpilaste kiusamine. Meie ühiskond oli veel eelmisel aastal samal ajal, vist võib-olla, ma ei mäleta, mis kuupäeval see valitsus täpselt vahetus, veel abielureferendumi ootuses. Ja mõttetu on loota või oodata, et see kuidagi kooli ei jõua või koolides ärevust ei põhjusta või vähemasti jutuainet ei põhjusta. Praeguseks see risk on maas. LGBT ühing, ma tean, maadles väga palju selle referendumi tulekuga. Aga mida teised, ma tean, noorteühendused, haridusministeerium, kuidas te valmistute selleks, et see teema võib uuesti esile kerkida ja need noored vajavad täiendavat toetust? See on üks huvitav nähtus, sellest on nüüd nädal vähem kui aasta möödas, et täpsustuseks, millal see toimus. Et olgem ausad, kõigepealt võtame selle, et ministeerium kui selline riigiasutus on ju tegelikult valitsuse tahte või soovi elluviimise vahend. Me ei saa öelda, et ministeerium midagi eraldiseisvat nähtust. Et ei ole süvariiki siis ikkagi. Jah, meil ei ole süvariiki, vaid minister ongi see, kes juhib. Natuke süvariik ka ikka, eks. Et ministri soovid ja tahtmised ja valitsuse soovid ja tahtmised on need, mida ministeerium ellu viib. Et ministeerium ei saa ellu viia mingit iseseisvat poliitikat, mis on nagu ministritest nagu sõltumatu. Et seda ju olla ei saa, et siis läheks asi päris uppi, mis ei tähenda seda, et kui näiteks peaks juhtuma mingi selline olukord, kus minister otsustab põhiseaduse vastu minna, et siis me mitte midagi nagu ei tee, et seda kindlasti mitte. Nagu see konkreetne abielureferendumi teema, mul ametnikuna oli väga raske mingit seisukohta võtta, sest ta paistab juriidiliselt korrektse kiusamisena, aga inimesel oli äärmiselt keerukas seda mõista ja see tegi hästi kurvaks. Aga mis mind nagu veel, mis on põnev komponent ja millel mul ei ole ka mingit head vastused, miks see Eestis niimoodi on, et kui see nii-öelda need lähenemised, see sama Donald Trumpi teemad ja muud asjad, et kui ta on nagu Euroopas ja maailmas üsna nagu sellise frantsiisina leviv nähtus, siis näiteks kui me võtame Saksamaa, siis seal kindlasti LGBT teema ei tuleks üldse fookusesse. See on välistatud, see oleks poliitiline enesetapp. Küll aga on migratsiooni teema näiteks. Et mingi varieeruvus siin on ja Eestis millegi pärast on see teema ka on kuidagi fookuses. Aga miks see nii on väga hea küsimuseks. Kuidas Noorteliit valmistus või valmistunud abielureferendumiks või mis mõtteid noored väljendasid selle teemaga seoses? Hästi huvitav aeg oli. Kui eelmise valitsuse poolt siis tulid kõik need signaalid ja kõik need väljaütlemised ja mis üldse toimus. Hommikuti me tulime kontorisse, olime nagu, et millal siis juhtub midagi sellist, et võetakse, ma ei tea, noorte osalusel toetus maha või nagu mis veel võib juhtuda, kui meie võrdses ühiskonnas, vabas Eestis sellised väljaütlemised on meedias. Ma olin šokeeritud tol hetkel. Eesti Noorteühenduste Liidul ei ole eraldi LGBT osas seisukohta, mis oleks avaliku poliitika strateegia. Seal on seisukohad, kõik noored on võrdsed, ei ole mingid nagu meid erinevusi ja ka paljud noorsootöötajad, kellega ma olen suhelnud, on öelnud, et nad on kõik võrdsed ju, et milleks ma pean eristama. Ja siis jällegi te ütlesite siin väga õigesti, et võib-olla jah, me ei peagi kedagi eristama, aga praegusel hetkel vaatame sellele, mis toimus meil eelmisel aastal, üle-eelmisel aastal ja tegelikult ka sellel aastal, mis olukord on paranenud või natukene
oleme ausad, natukene on, sest me räägime sellest, LGBT ühing teeb väga head tööd, reklaamid, bussipeatused, koolitused, me jõuame läbi erinevate partnerite, sotsiaalmeediate, noorteni, vanemate, ma ei tea, õpetajateni, aga see, ma ei tea, ma ei taha öelda, et ei ole piisav, aga võib-olla ei ole piisav, sest jah, ei võeta kõrgemal sõna. Ja kui me tuleme tagasi sinna noorte teemasse, kui ma noortega rääkisin, siis nad ütlesid, et last nad valitsuses tasemel teevad, mida nad tahavad, et me ei lähe hääletama ja kõik. Ega see eriti ei olnud noortele, ma ei taha öelda, et see ei olnud probleem, noored ei julgenud ka nendele meeleavaldustele minema, ükskõik kas nad olid poolt või vastu ja kas noored olid poolt või vastu, siis sellele näiteks LGBT ühing korraldas ka on ju meeleavaldust olid, mitte LGBT ühing, vaid aga korraldati. Ja korraldati ja toetuseks. Siis minu sõbrad ütlesid, aga me ei julge sinna minna. Kuidas? Sest siis ma küsisin, et miks ei julge? Sest ma ei tea, karjäär on ees, ei tea, kuidas, mis pärast juhtub. Ehk siis me räägime LGBT inimesest, kes ei lähe sellisele meeleavaldusele, kus sa kaitsed enda õigusi, sest sa ei julge, sest võib-olla sinu karjäär või lähedased mõtlevad kuidagi teistmoodi. See oli valus kuulata siukest asja. Ehk siis tegelikult LGBT plus õpilased kardavad palju rohkem kui meie õpetajatel või täiskasvanud ühiskonnaliikmetel põhjust karta on. Kristel, sa tahtsid lisada midagi? Ja ma tahtsin lisada just selle ühiskonnas toimuv ja see mõju koolis, või üldse seal LGBT kogukonnas, et Eestis ei ole tehtud uuringut just sellel ajal, kui on olnud need arutelud üleval, küll aga ühingu päringute arv näitab väga selgelt, et see kasvas hüppeliselt, juba hakkas, viimasel aastal, kus abielu referendum oli üleval, siis kasvas 40%. Ja kui olid valimisaeg, siis tuli esimest korda päringutes suuresti lauale teema vägivald. Ehk et see, mis hakkas toimuma avalikus meediaruumis, sotsiaalmeedias, see jõudis tänavatele, hakkas küberkius ja mis on kõige kurvem, see liikus järgmisel aastal, kui oli uus valitsus, liikus perekond, et esimest korda hakkasid jõudma meieni teated lastest, keda vanemad panevad tuppa kinni, sellepärast, et nad on LGBT noored, lootused siis äkki enam ei ole ja kõik muud sellised asjad. Ja see on tegelikult see, mis ühiskonnas toimus, andis väga selgelt sellele kogukonnale tunda. Ja ma mäletan, et sama asi oli, kui oli kooseluseadus, oli avalikult meedias arutelu all, siis need noored, kes meie juures kogunesid, esimest korda rääkisid ka sellest, et need teemad on koolis, nad ei tunne ennast turvaliselt, nad olid täitsa lootuses olukorras, nad ei suutnud selle infot filtreerida, neile tundus, et enamus on vastu, mis tegelikult tol hetkel nii ei olnud, täna enam ammugi nii ei ole. Aga tegelikult neil see adekvaatne pilt kadus ära, sest kogu see negatiivne ja see kandus koolikeskkonda. Me sel korral kuulsime ka, et noored rääkisid, kuidas koolis õpetajad võtavad sõna, võtavad eraldi terve tunni selle jaoks, et rääkida, et miks homod ei tohi abielluda. Et mis turvalisest koolikeskkonnas me saame siin rääkida ja mõelda selle peale, et kuidas see noor läheb sealt siis edasi ellu. Jürgenilt lühike repliik ja siis ma tahaks Grete käest ühte asja küsida. Ma sattusin vaatama meie eelmise presidendiga intervjuud, kes ma ei ole neid andmeid kontrollinud, aga ta tõi välja selle paradoksaalselt, mis selle tulemus oli see, et ühiskonnas laiemalt on tõusnud toetus samasooliste abielule, mis on minu arvates väga valusalt tulnud, aga see on tore trend vähemasti. Ehk siis mingi lootus ikkagi on, et enamik meist võib-olla ei salli nõrgematele liiga tegemist ja kas või see võib-olla siis veenab ühiskonda. Ühiskonnas minu arust ongi niimoodi, et kõik asjad tulevad väga valusalt meile. Ei saa ju kohe rahulikult mõtleme natukene. Lepiks lihtsalt kokku, ei, see on liiga lihtne. Ongi. Nii on. Grete, kõigepealt sa tahtsid kommenteerida, aga mul on sulle ikkagi üks küsimus ka. Ma kommenteerin seda, et tegelikult võib olla see, et see toetus võib mitut pidi kasvada. Üks on see, et tegelikult osad inimesed said läbi selle märuli asja endale läbi mõtelda ja kõige olulisem selleks, et asjast aru saada, vaja see läbi mõtelda. Ehk siis kampaania kui selline ei toeta mõtlemist enamikel juhtudel. Aga sellised vaidlused, arutelud ja teine võis olla ka võib-olla vastandumine sellele teisele jõule, mis suunas ka läbi mõtlema asja. Et see ei tohiks mitte kunagi
kunagi käia sellise tagakiusamise arvelt. Aga sealt tuleb see, et osad inimesed peavad nagu selle kognitiivse konflikti endas lahendama. Ja tegelikult see konflikt õppimise mõttes on väga hea, kognitiivne konflikt, aga see, et ta päriselt nagu eludes on, ei ole muidugi hea. Mis sa tahtsid küsida? Tahtsin seda küsida, et kui psühholoogina, kas on üldse võimalik meie õpilasi, näiteks meie noori, aga ka õpetajaid ette valmistada sellisteks ühiskondlikeks rünnakuteks nõrgemate vastu? Et kui jah, praegu tõesti on see referendum laualt maas, aga kui näiteks järgmine aasta meil on valimised, eks ole, kui läheb väga halvasti, siis läheb väga halvasti, et võib uuesti referendumi teema üles kerkida. Kas on midagi, mida me saame teha ennetavalt õpilaste kaitseks? Jah, et rumalus emaga on ja, et võib rünnata uuesti. Ja sellega on nii, et mina tean seda asja. Sa tead, mis seda ühte asja, mis on hästi tore asi. See on see, et aju on neuroplastiline. Et aju on mõeldud õppimiseks ja ta kogu aeg restruktureerib ennast ümber, ehk siis tähendab, et ta saab kogu aeg kõiki uusi asju õppida. Ta saab kogu aeg õppida. Ehk siis ei ole olemas inimest, kes ei saa muutuda. Sest kui ta oleks olemas, siis ta oleks ammu ära surnud. Sest keskkond muutub kogu aeg ja kui sina ei muutu, siis sina ei saa hakkama enam eriti. Aga me võime teatud perioodi nagu üritada võidelda iseenda muutumise vastu. Ja selles mõttes, mis nüüd puutub sellesse küsimusse, siis see on ka see, kes on haavatav või milliseid haavatavusi me märkame, kuidas me neid tõlgendame, ka see meie teadmine laieneb pidevalt. Et kogu aeg tulevad uued võib-olla teemad, mille puhul on vaja, et meil on vaja üldist aru saama, et mis asjad on inimesi oluliselt eristavad tunnused ja mis ei ole. Ja mul ei tule pähe ühtegi sellist tunnust, mille alusel peaks ühte inimest olulises mõttes kuidagi maha suruma või diskrimineerima. Ma ei tea ühtegi sellist tunnust, keegi ütleb, et mis see siis nagu on, jah. Et eriti kui nad veel on lapsed, eks ju. Et kui meil on nagu see arusaam, et need väliselt silmatorkavad, aga seesmiselt täiesti irrelevantsed inimest mitte defineerivad omadused, ei pea me üldse pilgu, me pilk ei pea peale jääma. Oi, punased juuksed, nõid ilmselgelt. Et sellist mõtteviisi on võimalik tekitada kõikides inimestes mõistliku hariduse käigus ja ma tegelikult paar aastat tagasi koos kolleeg Triin Ullaga, kuna mina olen psühholoog, siis minul oli nagu tekkis hästi imelik tunne, et õpetajakoolituses, mis on 2 aastat, on hästi palju asju, aga mis puudub, on igasugune vaimse tervise toetamise oskus. Ja me siis integreerisime siin ühte aines küll hästi põgusalt, aga ikkagi selle vaimse tervise esmaabi, mida teeb peaasi. Ja ma tunnen, et järgmine teema selle asemel, et võib-olla õpetada filosoofiat, mis on ka väga oluline. Aga võib-olla otseselt filosoofiaga sa ei päästa elusid. Võiks olla tegelikult inimõiguste teema laiemalt. Mis asi on inimene? Ikkagi veel kord on ja LGBT fookusega lihtsalt sellepärast, see on praegu probleem. Et sellega tuleb tegeleda ja õpetajad on olulised agendid. Ja ta võib olla ka seotud vaimse tervise teemaga, aga ta peaks olema eraldi laual, eraldi teema. Midagi teeb välja, et Joonas Hellermaa tuleb õppekavast välja võtta, väga raske dilemma, eks ju. Aga iseenesest see peaks olema õpetajatel ka mitte niimoodi ainult, et te käite külakorda, aga te peaksite käima tegelikult õppekava sees. Just. Seda võitlust võitlemas, et see ei ole kindlasti lihtne. Ei saaks olema lihtsad seminarid näiteks, aga see täna puudub, et täna me riigina ei telli seda teadmist õpetajatele. Jah, sest see probleem jääbki jätkuma, kui tulevad õpetajad välja koolitustelt. Kas need tulevad siis päris ülikoolist või tulevad nendest erinevatest programmidest nagu noored kooli ja kui sealt ei tule seda teadmist neile nagu kaasa, siis me jäämegi seda tulekahju kustutama nende seminaridele, mille tõesti tegelikult see mõju ei ole nii suur, kui ta saaks süsteemselt seda kohe oma haridusega kaasa. Ja see väljendaks ka väärtusi, see väljendaks ka seda, et mida me siis tegelikult nagu väärtustame õpetaja teadmistes riigina või ülikoolina, et ta võiks olla nagu seal olemas. Ja. Üks terav vastus, mida ma olen kuulnud, kui ma küsisin, mis muutuma pead, siis mulle vastati generatsioonide vahetus. Väga terav on ju, sest me ju teame, et praegu on ka õpetajad, need õpetajad, kes materjalilt näiteks aitist välja töötama, et meil ei ole kõik sellised õpetajad, kes lihtsalt ei toeta, näiteks vanemad õpetajad on ju. Ei, mul oli täitsa koolis ka üks õpetaja, kes oli vanem õpetaja, aga rahulikult ja LGBT noored, nii mis siis, kas sa oled prillikandja, kas me räägime sinust ka kuidagi erinevalt või miks väga ammu prillidega inimesi ju ei kiusata koolis, võib-olla keegi ikkagi kannatab, muidugi kiusamist on väga palju, aga
öeldi mulle, et prillikandjatest me eraldi ei räägi, aga ikkagi räägitakse, kui ma ei tea, mu õepoeg, kui talle pandi prillid ette, et ta ütles, ma ei taha, sest tal on prillid ja ma ei tea, siis ma ütlesin, mis siis sa hakkaksid teda kiusama, sellepärast tal on prillid või mis, sul on ka nüüd prillid ja see on täiesti normaalne ja samamoodi ka LGBT noored, nii et see, et lihtsalt toetan, et kui lihtsalt generatsioonivahetus toimub, see ei aita, me peame andma kaasa kõiki neid teadmisi ja kõiki neid, mitte ainult teadmisi, vaid ka stereotüüpe, vaba ühiskonda loomise ja vaimse tervise toetamise, emotsionaalse tervise toetamise meetodeid, oskusi kaasa. Selleks, et kui uued õpetajad tulevad peale, siis neil on juba need asjad ja nemad saavad uued õpetajad. Ka nendele õpetajatele, kes seal vanad õpetajad on koolis, anda seda edasi ka iseseisvalt. Ja lihtsalt võib-olla väike kommentaar, et ma olen väga nõus sellega, et me ei peaks mõtlema, et asi on generatsioonis, sest arvata, et generatsioon määrab inimesena täpselt samasugune arvamus, et LGBT rühma kuulumine määratleb inimese, et et see sama diskrimineeriv mõte on, et me teame, et aju on neuroplastiline surmani. See generatsiooni mõte, et selles mõttes on õige, et ühiskondlike muutuste uurijad on küll öelnud seda, et kui me väga selgelt teame, kuhu me tahame jõuda, siis nagu sootsiumis tervikuna muutuse esile kutsumine võtab ühe generatsiooni aega. Et seda küll. Me ei ole kunagi väga tarku viise veel proovinud muutuste tekitamiseks, julgustan. Me oleme üsna rumalaid viise selleks katsetanud, aga targad on teaduses olemas. Ehk siis igale erakonnale on vaja siis sellist väikest Grete Arrot, kes räägib, kuidas neuroplastiliselt aju mõjutada ja uusi, mitte kõikidel erakondadel on mõni, kes ei vääri seda. Mõned vajavad seda eriti. Siiski. Uusaasta lubaduste aeg. Ma tean, et uusaasta lubadus lihtsalt ei tööta, et on vaja eesmärke ja plaani ja nii edasi ja tagasi. Et me vähemalt siin oleme kokku leppinud ja ühiskonnas on arusaam, et mis tahes kiusamine, sealhulgas LGBT+ õpilaste kiusamine on valus teema, mis vajab lahendusi, mis vajab sihistatud tähelepanu ja tööriistu. Siit jäi kõlama see, et võimupositsioonilt peab tulema tugi, siis julgetakse ka rohujuure tasandil nende teemadega rohkem tegeleda. Et on altpoolt ülespoole jällegi on võib-olla neid väärtushinnanguid või siis ütleme eelarvamusvabadust võimalik paremini kasvatada. Igaüks oma valdkonnas mõeldes ja mitte isegi ainult 1 aastale, vaid näiteks 5 järgmisele aastale mõeldes. Ehk siis 2022 + 5, 2027. Ja. Et aastaks 2027, mis peaks olema teie valdkonnas juhtunud või muutunud, mis peaks saama, et LGBT+ õpilaste olu läheks paremaks? Grete, näpp püsti tuleb juba alustada. Mina võin alustada, küll ma 2 lubadust saanud, ma võin need üle korrata. Esiteks võimu, ma ei tea, seda ei tea, kui kaua keegi minister on, aga näiteks praeguse ministri sisse mina usun küll, et tema võiks täitsa julgelt neid teemasid avada, et võib-olla kõik varasemad ei oleks, aga kindlasti ka varasemad haridusministrid. Aga et ma arvan, et esiteks on see, et seesama HTM saab küll eksplitsiitselt teatud asju öelda, kas või nagu te viitasid, et välishindamine saab selgelt välja öelda, mis on nende võimalused, mis on nende rollid. Teine on see sama õpetajakoolituse teema, et ma arvan, et seal peaks olema selline temaatika läbi kakeldud ülikoolis ja et me ei kakleks neid asju koolis. Ja 3. on siis seesama teie koolitus peaks olema võib-olla ka ongi, et ministeeriumis laiemalt, et muuta neid mõtteviise. Et ma arvan, et haridus on jätkuvalt üks kõige parem vahend, mis meil on.
asjade nagu selliseks muutmiseks, et muutus tahab tulla inimese enda seest, et inimene ise ütleb, et kuule, jah, tõesti, ma saan aru, et niimoodi on kõige mõistlikum teha. Ja noh, et ikkagi see arusaam ka, et mis asi on õpetamine. Et õpetamine ei ole see, et keegi teeb voldiku või kampaania. Et me Kristeliga oleme nii palju sel teemal rääkinud, et õpetamine juhtub siis, kui see inimene saab ise kõigepealt aktiveerida oma eelteadmised ja nende põhjused ja nende juured, siis ise konstrueerida läbi valu ja vaeva uue õige teadmise eksperdi abil, aga ekspert ei tee seda tema eest ära ja ei näita talle oma õiget teadmist. Ja tal on mitu väärmõistet, enne kui ta jõuab õigeni. Ja kolmandaks peaks ta saama neid ka kasutada ja rakendama hakata, neid õigeid teadmisi. Ja seda me tavaliselt õpetamisel ei tee. Kristel, mida LGBT ühing järgmise 5 aasta jooksul oma niigi suure töö ja vaeva kõrval veel näeb, et ta saab teha? Juba seda, mida Grete tegelikult mainis, et me tõesti oleme võtnud endale ka sihiks, et jõuda ülikoolideni, et need õpetajad, kes lähevad välja, saaksid selle õige hariduse ja ka teistest programmidest, nagu siin see mainitud Noored kooli või Edumus, mis on ka nüüd viimastel aastatel, et nendest tulevad õpetajad saaksid selle õige teadmise. Ja teine oluline asi kindlasti on see, et teaduspõhine lähenemine sellesse, mis me teeme. Et mul on väga hea meel, et Grete oli nõus meie projekti pardale tulema ja andis nii hea sisendi, sest see tagasiside sellele koolitusele on olnud ülihea. Ja see on suund, mida me tahame kindlasti jätkata, et me näeme selle kasu reaalselt, sest sealt koolitustelt esmakordselt on tagastunud õpetajad, kes ütlevad, et ma tahan panustada, mida pole ennem koolitustel olnud, nii et selle üle on meil hea meel. Nii et need on need 2 asja, teaduspõhine lähenemine ja et õpetajad, kes lähevad kooli, saavad selle hariduse ennem, kui nad noorteni jõuavad. Elisaveta, sina oled ENL-i endine asejuht, ehk siis ühingul on uus juhtkond. Mis sa tahad, et nad teeksid järgmise 5 aasta jooksul selleks, et olukord paraneks? Ma ühe asja ütlen Kristelile, et mitte ainult õpetajad, vaid ka noorsootöötajad. Sinna, sest me oleme mu kursusekaaslastega arutanud seda, et nii noorsootöötaja kutse-eetikast kui ka noorsootöötaja kutsestandardist tuleb välja, kõik on võrdsed, me kohtleme kõiki võrdselt ja see on nii. Aga see ei tähenda, et me ei pea rääkima, sest näiteks mul rakenduskõrghariduses oli eraldi terve kursus erivajadustega noorte kaasamisest. Milles on probleem teha LGBT noorte kaasamisest eraldi kursuse või vähemalt koolituse või tunni. Vot, nii, mida ma soovitan, on jätkata koostööd kõikide nende partneritega, LGBT ühinguga eelkõige, siis jätkata noorteorganisatsioonide osaluskogude harimisega sellel teemal. Et LGBT ühing pakkus koolituse ja me viisime läbi, ka Kristel viis läbi koolituse noorte ühingutele ja ma nägin, kuidas meil oli seal kohal ka poliitilised noorteorganisatsioonid, kuidas nemad panid kirja Riigikogu valimisteks asju, sest nemad hakkavad esitama ja kaitsma ja nad tahavad seda teemat üles tõsta, sest on väga oluline noortele. Noorteorganisatsioonid teavad, kui oluline see on tegelikult ja nad tahavad seda edasi viia, nii et selgesõnaliselt öelda välja, meil on LGBT noored, mitte karta seda sõna, mitte ainult ENL, noorteühenduste osaluskogud, kõik õpetajad, noorsootöötajad, kõik. Palun lihtsalt öelge seda välja, see on üks lause ja nendele, kes vaja, jätavad meelde ja siis tulevad ja pöörduvad. Mis ma tahantaksin, ma lihtsalt tean, et ENL jätkab niikuinii selle toetamisega, selle teemaga, sest miks ei peaks, seal ei ole lihtsalt põhjuseid, miks ei peaks. Aga mida ma tahaks üldisusele öelda, on see väljaütlemine ja ka noorte kaasamine. Et noortel on endal ideid hästi palju, kuidas nad tahavad seda teha, mida nad tahavad teha, kui nad näevad, et on inimesi, kes neid toetavad, siis nad julgevad ka pakkuda oma ideid. Mitte maha võtta plakateid, mitte panna punase risti nende kohtumistele ja kaitsta.
loomulikult kaitsta. Me ei saa teha nii, et meil ei ole üldse inimesi, kes on vastased kahjuks. Nii nagu kiusamist ei ole võimalik nullini välja juurida, eks ole. See on täitsa okei. Nii et kaasame noori, ütleme neile välja, et see on okei, tule räägi, toetame, oleme, kui ei tea, kuhu pöörduda, siis LGBT ühing ja võt sellist asjad. Kusjuures üks huvitav asi, mida mina koolitustel olen kasutanud, et sa küll tõid välja, et tuleb välja öelda, et meil on LGBT noored, aga ühelt LGBT koolituselt ma panin kõrva taha, et umbes 2% on, või 30 inimesest umbes 2 inimest võiks olla LGBT siis kogukonnast. Ja kui seda öelda õpetajatele koolituse raames niimoodi, et meid on siin 30, et umbes 2 inimest võiks olla teist LGBT kogukonna esindajad, et siis nad hakkavad mõtlema, et tõepoolest, et me ei räägi ainult nagu nendest noortest, et see ei ole mingi noorte nagu omadus järsku, mis on kuskilt välja kerkinud, on ju, et LGBT plus kogukonna esindajaid on kogu aeg olnud ja need on ka meie hulgas, need on meie kolleegid, nad on meie sõbrad. Ja see tihtipeale nagu lööb mingisuguse plaksu neil siiski peas lahti. Sa tahad lisada? Ma tahan öelda, et see on täitsa töötav meetod, sest ma olen teinud nii oma nagu lähedast inimestega ja öelnud, nii, kas sa tead, et sul on vähemalt üks või rohkem tegelikult inimene, sõber, su lähedane sõber, ta lihtsalt ei julge sulle öelda, sest sa pole kunagi öelnud, et sa toetad. Siis nad on nagu, okei. Nii et see töötab, kasutame. Ja. Nii, Jürgen. Mis siis Haridus- ja Teadusministeerium ja kaasava hariduse valdkond järgmise 5 aasta jooksul teeb? Et seda sa ei saa enam öelda, et te teete koolituse ja Haridusministeeriumi sees. Miks ma ei saa seda öelda? Ma just tahtsin öelda seda, sest et see on juba välja öeldud. Midagi uut, palun. Ma just tahtsin öelda, et Grete lapsas juba mõned mõtted mul ära, aga ma tahtsin öelda, et see on nüüd üks reaalne asi, et me Gretega lubasime, et HTM-i töötajad, kes te olete, hoidke alt. Kõik vaatavad loodetavasti. Et ei pääse sellest, aga mis ma hakkasin mõtlema, tegelikult mul kogu aeg on hinge peal on ikkagi see, et kui palju meie ühiskonnas täna võimendatakse tegelikult lauslollust või kui palju seda satub nagu meediaruumi või ajakirjandusse. Ja mulle tundub, et see on jälle teema või sõna, mis ma nüüd ütlen, seda ei tohiks kasutada. See on otse-eetris. No, ma ütlen omavahel seda, et me peaks heas mõttes vaktsineerima, aga nüüd mitte see vaktsiin ei ole see teema. Vaktsineerima kuidagi, on see siis õppekava, mis iganes muu asi, kus kaudu me peaksime selle nii-öelda meediaharidusega jõudma, et see kriitilist meelt või vaktsineerida inimesi, et nad suudaksid vahet teha, et mis on lauslolluse paljundamine, teha allika kriitiline olla ja kui tõepoolest nagu seda kusagil keegi leidub mingi väljaanne või inimene, kes seda hakkab nii-öelda välja ajama endast või mis iganes, et siis kogu ülejäänud auditoorium vaataks talle kaastundlikult lihtsalt otsa ja et see ei leviks. See on üks hästi oluline asi, aga kuidas sinna nii-öelda konksta saada? Meil mõningaid mõtteid on, et eks me peame Gretega hiljem arutama. Lopste rekord nägema. Olgu, et jääme siis ootama järgmist paneeli, et ma saaksin küsida neid järelküsimusi Jürgenilt, et mis siis sinna töökavasse ikkagi kirja sai. Ja Gretelt ka juba, sest et siis ta on kaasvastutaja. Aga kaasage kindlasti meid sinna õppekavade väljatöötamisse ja igale poole noori. LGBT ühingud kaasake. Partnereid. Ja. Aga aeg on sealmaal, et saame selle paneeli tänaseks siiski kokku tõmmata, et suur aitäh kõigile teile, Grete, Kristel, Elisabetta ja Jürgen. Aitäh kuulajatele siin saalis, ma ei kuule teid. Ja suur aitäh ka kõigile, kes on vaadanud meid teisel pool ekraani.
Meie siin saalis hakkame kõikidega koos nüüd uusaasta lubadusi andma, kuidas LGBT+ õpilaste kooli turvalisust parandada. Loodan, et kõik ka teisel pool ekraani seda teevad. Ülekanne on sellega lõppenud. Vestlus ja väike võrgustumine erinevate tubade klubis jätkub. Head aega!